jäin 2 lapsega koju ja siis ma otsisin endale väljundit, kuidas ka kodust välja saada nende laste kõrvalt ja anda midagi ühiskonnale tagasi. Ja tulin siis vabatahtlikuks. Selle asjaga vist on niimoodi, et kui sa korra nagu sellise asja sisse oled astunud, siis ega enam sa sellest lahti ei saa. Üks ongi see mõnus adrenaliin, et mina ise olen nii päästja kui ka olnud sündmusel see, kellele tullakse appi. See, et meil on nagu vabatahtlikud merepäästjad põhimõtteliselt igast rannaäärsest külast, see viib selle teadlikkuse kõikvõimalikest mereohtudest ikkagi rohujuure tasandile. Vabatahtlike kogukond on omaette sihuke pere või sihuke äge seltskond. Siin ei ole kindlasti mitte midagi üle jõu käivat. Kõik on võrdsed, kui me läheme merele, on tõesti kõik võrdsed, et jah, ma väga julgustaks ja loodakski, et rohkem naisi tuleb, et siis oleks kuidagi lõbusam koos. See on mingisugune selline ring inimesi sinu ümber, kellele sa julged kriitilises situatsioonis loota. Need, kes käivad merel, et need teavad, et me oleme alati, me oleme olemas ja juhul, kui midagi peaks juhtuma, et siis et me oleme need, kes reageerivad. Et see on kõige parem ennetusviis üldse, mis olla saab, et mitte ükski sotsiaalne reklaam ei saa toimida nii efektiivselt kui see, et sul on rohujuure tasandil need inimesed, kes oskavad väga õigesti käituda ja märgata ohtusid. Et ei ole nagu mina versus riik, vaid et mina olengi osa riigist.